Džässi auhind oli nüüd vist 3 aastat tagasi. Juba praegu aeg läheb nii ruttu, et hakkavad juba numbrid minema meelest ära. Aga tunnustus kahtlematuna, see on kolleegide poolt ja võib-olla sõprade ja võib-olla ka muude muusika austajate selline otsus ja muidugi on ta alati üllatav ja kahtlemata väga rõõmustav ja teeb head meelt kahtlemata. Et see, millega nagu muusikas tegeled, on niivõrd palju, et ikkagi kas või teise instrumendina näiteks klaver, mis on olnud kogu aeg ju ka mingis mõttes kaasas ja kuidagi ka teatud niisugused harmoonia klassitused ka, mis tunduvad võib-olla teistele väga lihtsalt, on ikkagi endiselt väga olulised. Et see on selline nagu pidev töö ilmselt, mis ei jää nagu kunagi nagu seisma, eks ole, et ainult ta tuleb väikse uue rakursiga ja see on nii ta ilmselt on olnud ja nii ta vist ka jääb. Olengi ilmselt siis natukene sellest ortusest lähtuvalt ka võib-olla just natukene selliste vanemate heliloojate meistrite juures ja olen valinud selleks korraks hoopis ühe Claudio Monteverdi, see väikese loo, mida me siis natukene omamoodi tõlgendame ja kuidagi mind on see muusika kõnelnud ja just, et see selline teatud lihtne harmoonia järgnevus, mis kuidagi tänapäeva kontekstis ka tundub, et on väga lihtne, aga samas midagi on seal sellist vaeluvat, mis midagi isegi raske seletada, et miks just nii, aga nii on.